Ciao. No tervist. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. What's the plan today? The plan today first waiting Juris because he's late. He's always late. Even in the breakfast and the lunch when they're in the hotels, he's always late. So first waiting Juris. So the plan take that flight, training, good vibes, and we'll see if Juris is coming or not. I've been alone in my thoughts. Can't feel this void between us. I cannot stand losing you. Whoa, whoa. All these feelings intertwine. Oh, fighting the urge to reach out. And my stance remains unchanged, baby. I saw the video. I can't help it, I'm so into you. How are you feeling? Good. Better. Not bad. Only when you use your portable Oh, when you're ready, we can put this behind us. Maybe we can find us again. I know, put this behind us. We can find us again. 'Cause I don't go. I was alone in this world, and I needed people. I know my funeral gon' be lit, 'cause how I treated people. I don't wanna go, I don't wanna. Swerving between emotions. Hip forward. I know we got real issues. Can't give in so easily. Whoa, whoa. Whoa, 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 whoa. Ain't going out with no fight. Who won? No, I'm just trying to play my part. Yo. The one and only. I'm not ready to let go. Whoa, whoa. Oh, when you're ready, we can put this behind us. Maybe we can find us again. I know, put this behind us. We can find us again. 'Cause I don't wanna go. I was alone in this world, and I needed people. I know my funeral gon' be lit, 'cause how I treated people. I don't wanna go, I don't wanna. Very hot weather. Yes, it was crazy, yeah. How was everything? How was travel back here? It was great. Yeah, directly after the match, it's very easy. So it was fine for us. That's good. That's good. Nice stadium have. Yeah, we are happy. Yeah. Tomorrow 13,000. So Okay, good how is atmosphere. what's the full stadium capacity? 26. So the half of the Okay. stadium will be full. Yeah. Okay, but usually in the league games. Between 17 to 20,000. Yeah. But tomorrow, I told you last week, 6 p.m. is very difficult. But why it's 6 p.m. Because of UEFA Super Cup. Oh, We are not allowed. Yeah. We wanted to play 8:30. Yeah. Yeah. Then it will be much more. Yeah. And of course, the 4-1 in the end was. Yeah. So less people are coming. Yeah. Ikka viin ja ikka viin, nagu Peestroika on omaaegses laulus laulud. Ehk et tervitame Viinist ja tervitame põhjusel, et kordusmäng vajab mängimist. Juba homme
kolmapäeval siinse aja järgi kell 6, kodumaise kellaaja järgi kell 7. Läheme vastamisi SK Rapidiga, kes meil nädala eest külas käis, mida 5500 inimest kõik A. Le Coq Arenalt koha pealt nägid. Aga nüüd külalistena on meil selline privileeg, et hakkame siin Allianz staadionil mängima. 28 000 istekohta siin stadial on. Meil on meedia poolt või nii-öelda sealse vastasklubi turundustiimi poolt öeldud, et 13 000 kuskil platsile või tripkale tulemas on. Nii et päris ägeda kogemuse osaliseks saame taas kord. Meil on neid suuri mänge minevikust võtta selliseid, et Slask Wroclawiga, AIK-ga, Häkkeniga, Anderlechtiga ja nüüd siis 26 aasta on toonud meid Austriasse 32-kordse Austria meistri vastu mängima. Ja see mäng tuleb vaatamata sellele defitsiitsele skoori lehele, mis meil Tallinnast kaasa võetud, sai väga suur ja äge. Nii et meie läheme spordimeestena ikkagi murule tulemust tegema. Hoiame pöödelt pihus ja usume kõige paremat, sellepärast et meeskond on heas rütmis, me oleme koos laagerdanud juba vaata 1,5 kuud jutti. Nii et ega muud kui, et naudime, eurosuvi veel kestab praeguse seisuga ja imesid on ikka jälle juhtunud, nii et oleme optimistlikud ja selle lilla märgi, selle BLM-i märgi eest kõigeni valmis minema, nii et pingutame lõpuni ja oleme tublid. Nüüd siis silmad matchday -1 treeningu peale. You know, and to have the probably have the heart. Okay, how do you feel? Well, ready for tomorrow. It's going to be challenging, but Europe should be challenging, so ready for that. Absolutely, yes. Absolutely, yes. What do you think about the stadium? Yeah, quite nice stadium. Quite nice stadium. I like green as well colors. No, don't put that. So Flora and Levaya, they are green, eh? No, but it's quite okay. And as well with the ultras there, they're gonna be, you know, stand up. It's gonna be quite atmosphere. That's why we're playing Europe, and you are coach to have that kind of feelings and memories. I'm dead already. Tell Silver. Easy warm up, please. We have to spend energy on the pitch. Tell him. But quick contact, so up as fast as possible. And here, over the hurdle, just broad jumps. Let's go. Pustime por baixo, monstro. Jump on the next hurdle. Jump hurdle. Yes. See you, parem. Jalu on kõik. Kui on segane, võite vestid ära võtta üks tiim. You were like this. So one will come to support this guy, the player will come. Hey guys! Come on! Yeah, stop! Go going! Stay good for the line! Right up player! Let's go! So you won? 2 days, 2 mini games. 100% winning race. I'm the king. Of course, to speak game defensively, I know, understand small space and so on, everything, and we are not in our position. It doesn't matter. Yeah, focus, and you guys need to understand. Every pass matters. It's not like what to say. That I want to tell you that every pass, honestly, it matters. If it's fucking, we can go attack or it's counter attack. The speed of the pass, which leg you give your fucking teammate the pass, everything matters, guys. From this we can go to attack or we get counter attack, guys. It's not like, okay, we play number 6, we step away. No, we play to number 10, we need to be ready to help him. We play on the side, we need to offer him. We have the fucking free leg, we need to make the run, guys. Yeah, but defensively everything is also same. If they break our line, we need to immediately drop back. There is no time to like calculate or start to think. No, they break the line, fucking I need to turn and go. Okay, guys? Give everything what you have inside. We have substitutions, we have players who can come in to help you. Yeah, there's no time to waste, like save the energy, nothing. No,
They're gonna be a full house or I don't know, 20,000 people. They try to play, they want to win in front of their home fans, yeah? So we can't give them nothing easily. And you need to be mentally ready for this, okay? Come on, let's go. Come on. Hea treener Kik, me oleme siin paar päeva nüüd Austrias saanud laagerdada. On märgatavalt soojem kui oli Bakuus, et seal sellest ilmafaktorist ei olnud vaja rääkida, täna natukene räägime, kuidas tiim siin vist sisse on sulatunud, olete valmis homseks suureks mänguks? No, ei ole väga varianti, peab olema, et ilm eile oli väga kuum, täna natuke parem, homme räägitakse, et on veel parem, nii et selles mõttes, et mis seal ikka, jalgpall ja tuleb minna ja mängida. Selles mõttes on lihtne, ega meil kuhugi taganeda ei ole. Eile treeningväljakul seal samas, kus Austria Viin ise ka treenib 32-kordne Austria meister. Täna siin mängueelne treening Allianz staadionil 28 000 inimest siia mahub, homme jutu oli 13 000 kohale tulemas on, sa oled suuri mänge elus ise mänginud. On see ööuni, mis meid ootab, vaja kuidagi teistsuguse häälestusega teha selleks, et homme olla täie pauguga valmis hagu andma? Ma arvan, et nad on juba varasemate mõnest valmis sättinud, aga ma arvan, see 13 000 on selline, mis tõmbab su enda ka ersaks, nii et see mõjub, ma arvan, mulle nagu kindlasti ka meie meestele hästi, et see midagi karta ei ole ja et magama ei tohiks jääda, et see on garanteeritud, et ma arvan, me oleme valmis, et see nagu ei ole meie jaoks midagi hullu. Lootusetu optimistina ja näinud elus jalgpallimänge igasuguseid, seis loomulikult raske, aga mängime selle 90 ära, vajadusel rohkemgi. Vajadusel lööme penaltid. Kuidas need malenupud sul seal laua peal staffiga kokku on jooksnud? On mõte olemas olnud? No, ma ütlesin ka meestele eile, et võtame seda mängu eraldi ja seisvalt, et ei ole mõtet seda seisu seal vaadata 4-1 ja et me oleme omast arvesse mingi 3 väravat taga jähtima. See 0-0 hakkab mäng, me peame ikkagi saama aru, et mäng hakkab kaitsest, seda peab olema distsiplineeritud, häälestatud. Ja kui me saame sinna ka oma ründemängu peale ehitada, et kui siit midagi välja põlume ja lööme midagi, siis on hästi, aga kindlasti nagu ei ole sellist suhtumist seda olla, et paneme kõik kaardid ainult nüüd rünnaku peale ja taga on siis meil lahtised sustapäevad, et sellist asja kindlasti ei saa lubada. Tegelikult ju Tallinnas sai nädala eest mängitud 83 minutit nagu võrdne võrdsega. Mis seal lõpuks siis selles mõttes, eks seda on teistes intervjuudes juba leierdatud kõvasti, aga mis ütleme endal niimoodi tagantjärgi tarkusena kripeldama natuke võib-olla jäänud on? Kripeldama võib-olla, ikka muidugi oleks võinud ju lõpuni ära hoida selles, aga midagi oli teha, et nad suutsid seda sellist intensiivsust hoida mängu lõpuni, eks oli näha, et juba seal viimased 10-15 jah, et me hakkasime juba hiljaks jääma ja lõpuks nad ikka selle hea läbisöödu leidsid, et muidugi parem õnne korral võib-olla oleks kuidagi ära lappida ja seal oleks võib-olla see seis võinud jääda isegi 1-1 ja nii edasi, aga ei, hea meeskond, kvaliteetne meeskond, suutsid intensiivsust hoida ja lihtsalt meil ei jätkunud seda jõudu, ma arvan, et mingit suurt saladust ei olegi. Ehk et sellise klassiga meeskonna puhul nagu Rapid Wien seda on see, et nad on värskelt tulnud pre-seasoni pealt liigas ainult 2 mängu jõudnud mängida. Ei tähenda seda, et nüüd meil siin mingisugune meeletu eelis oleks, olgugi, et me oleme arusaadavalt väiksemad eelarved, väiksemad palgad, kõik on väiksem, aga arvestan sellega, et nad mängisid ikkagi veel enne seda 2 mängu veel ka teises ringis, siis nad mängisid veel enne seda karikamängu ja ma vaatasin, ega nad mängisid 6 treeningmängu ja seal hulgas ikkagi ka tippmeeskondadega, Hamburgi ja Panathinaikosega ja selles mõttes, et ma ei saa öelda, et nad nüüd väga nagu mitte heas vormis ka ei olnud, et nad ikka suht selle juba ikkagi tippvormi lähedal, ütleme nii, et tavaliselt öeldakse, et kuni 5-6 võistlusmängu võtab aega, aga eks seal on osatud sättida, et see meeskond mängis ka eelmine hooaeg ju konverentsiliiga nii-öelda alagrupi. Et seal on need asjad paigas, et heas vormis need. Aitäh sulle, Tarmo. Meie usume lõpuni. Pöidled peos, soovime edu teil. Merci. Tanel Kaluts, arusaadavalt räägime matchday -1 trenni lõppedes sinuga, sest et sa oled mees, kes Tallinnas toimub mängu vältel selle palli sinna võrku saates. Räägi esmalt, mis su seest läbi käis, sest et arvestades seda, kui vähe sa väravaid lööd, siis ilmselt oli väga hea tunne. Ei, kes unustab, mul 6. Aga ei, täitsa kõva tunne oli niimoodi, et kui terve staadion korjab su perekonna nime, siis sihukest asja varem juhtud siin Paides. Liina staadion võib-olla 20 karjud. See on hea sotsiaalmeedia töö, kes saavad neid inimesi sinna. Aga jah, väga kõva tunne oli. Homme on teada fakt, et vähemalt 13 000 inimest siia Allianz staadionile tuleb, kus te trenni lõpetasite.
oled sa kunagi nii suure massi ees mänginud, vist ei olegi minu mälu ei peta? Ei, minu arust ikka eelmine aasta Aigiga äkki oli mingi 15, 20. Et ma arvan, et suht samad emotsioonid tulevad. Ja see oli ikka väga lahe mängimine ja loodan, et meile tuleb sama. Mängija perspektiivist 2 päeva enne mängu võimalik siin täispikkade päevade vältel treenida, süüa, magada, saada profi kombel, seda elu siin elada. On kõik hästi, olete õnnelikud, olete puhanud, olete värsked. Ma arvan, et eks see muutus meeldib meile kogu aeg, et ei pea iga päev Tallinnast trenni sõitma, et sama hotellis olla, head toitu süüa, oma rutiinis olla ja ma arvan, et see annab meile energiat juurde. Ehk et senimaani kõik kulgenud hästi, mängija vaatest lähtuvalt õnnelikud, rahul olevad. Muidugi samamoodi nagu Bakuus ka, et kõigile mängijatele meeldis seal ja sealt tulime ka edasi. Ma arvan, meile see režiim sobib. Homse mängu eel Tarmolt küsisin samamoodi. Spordimeestele omaselt ilmselgelt lähete murule võidu mõtetega alati. Praegu oleks justkui teoreetiliselt ja paberi peal vaja 3 lüüa. On need 3 teil sees niimoodi, et taga püsib omavärav puhas? Eks jalgpallis kõik juhtu, olen ise ka näinud, aga et see on igale mängile see koht, kus ennast tõestada ja ma arvan, et siin pole lisamotivatsiooni kust leida. Bravo, võid pessu minna, vabastatud. Aitäh. Panen kätte sisse.